ma lähen ikkagi toon klaasi vett käima, muidu tuleb lihtsalt kõik leepub suus. See hommikune konjak jääb suulakke kinni. Ma teen sama siis kiiresti, ma võtan ka klaasi vett. Jaa, muidugi. Jah. Tundub, et me vähemalt ühele olulisele küsimusele saime siis vastuse juba kätte siin, et kas sa oled oma hommikuse konjaki joomise lõpetanud, et tundub, et sinu puhul on selgelt vastus ei. Ma pole seda alustanudki, nii et Algorütmi toetavad Nortal, LHV ja Codeborn. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 317. episood. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga taas Eerik Jõgi. Tänases episoodis saame targemaks Eesti digiriigi säilekindluse tagamise osas ja ma usun, et siit tekib ka mõtteid, mis aitavad siis ka erasektorisse loodavaid lahendusi vastupidavamaks muuta. Küll oleme kutsunud endale Eesti riigi IT-arhitektuuri ja taristu nõuniku Allan Almere. Tere Allan! Sa hiljuti andsid sellel teemal tegid ühe ettekande, mis oli küll vist rohkem nagu riigi sisse suunatud, ma saan aru, et kuidas siis seda Eesti riigi säilekindlust tagada ja see oli ka see päästik siis, mis mind inspireeris sind kutsuma siia, et kuule tule räägi meile ka. Ja kui sa seda asja jagasid, siis sa ütlesid, et me sõltume oma digitaalsest riigist üha rohkem kui kunagi varem. Et oleme riigina liikumas suunas, kus kriisikindlus ei ole enam lisafunktsioon, vaid elementaarne osa arhitektuurist. Et see on selline väide, millel ma olen täiesti kahe käega taga, et me peame üha rohkem asju hakkavad muutuma nagu osa arhitektuurist, et DevOps ja automaattestimine ja kõik need, ka AI tänapäeval juba hakkab mõjutama seda, et kuidas me siis arhitektuuri muudame. Aga räägime siis täna sellest, kuidas siis säilekindlust tagada läbi arhitektuuri ja tehnoloogia. Aga hakkame kõigepealt võib-olla sealt pihta, et ole hea tutvusta ka ennast meie kuulajatele mõne lausega, et millega sa riigis täna tegeled ja kuidas sa sinna jõudsid, et millega sa varem kokku oled puutunud? Täna olen siis digiriigis vastutan selliste asjadest nagu andmesaatkond vist on hästi tuntud asi, mida on mitmes kohast läbi käinud, teiseks riigipilv ja vahepeal siis tegelesin natuke digitaalse turuplatsiga, häkatonidega, digiriigi häkatonidega siis ja siis täna võtab päris suure osakaalu minu töölauast siis see hukukindluse teema, et see kõlab nii, kuidas öelda, kurja kuulutavalt hukukindlus. Tegelikult jah, see meil poliitikutel ka tegelikult ei meeldi see sõna, et nad pigem tahaks rääkida säilenõtkusest ja sellistest, mitte selliste karbide sõnadega, aga kuidagi meil enda tööalaselt on see hukukindlus on pigem see märksõna, et kuidagi suupärasem ja nii edasi. Aga mis seal salata, ega see on üks põhjus, miks me seda kõike teeme, et olla nii-öelda hukukindel ja et meie e-riik püsima jääks kuidagi, et ega seda päeva lõpuks iga selle liigutuse taga, et me oleksime püsivamad, on tegelikult päeva lõpuks rahanumber on ju. Ja mõnes mõttes me teeme, nii tobe on seda endale vahel nagu kuidagi tunnistada, et sa teed asja, mida sa mõnes mõttes loodad, et kunagi vaja ei lähe. Et see ei ole nagu 100% kõigi asjade puhul nii, aga osa sellest tööst on ikkagi see, et sa ehitad mingit asja ja mõtled, et tegelikult ma ei taha, et seda kunagi vaja läheks, aga ma ehitan ja panustan nii palju, et kui seda vaja läheks, et siis see päriselt ka töötaks ja nii edasi. Just, sellega on nagu minu peas on juba nagu see mõõde ka, et kuna siin on neid elemente, et mida justkui kunagi vaja ei lähe, siis kuidas me teame, et need asjad on nagu piisavad? Et kuidas me üldse mõõdame nagu seda hukukindlust siis, et kas sina saad täna nagu vastu rinda lüüa ja öelda, et Eesti riik on hukukindel? Kindlasti mitte. Isegi tahaks öelda kaugel sellest, aga ma ei tea, kas ma nii julgen öelda, aga meil on arenguruumi päris palju, et kui mina selle hukukindluse teema enda lauale sain, et
siis me oleme ikkagi selle teekonna alguses, et jah, me võime, sõltub, kuidas hukukindlust nagu üldse defineerida, on ju, aga tänaseks meie dimensioon, mida ma oma töös olen nüüd hakanud aina rohkem ära kasutama, on see, et tegelikult meil on esmakordselt võimalus üldse millegile tugineda, mis tuleb nagu kõrgemalt, ehk siis poliitikute, ma ei tea, suu või käe läbi. Ehk siis meil on koalitsioonis punkt, koalitsioonilepingus ja valitsuse tegevusprogrammis on punkt, et mingisugused kogused kriitilisi süsteeme peavad olema 2027 nii-öelda hukukindlad. Meil mitte kunagi varem pole sihukest punkti olnud. Me andmesaatkond on ka vanem kui see punkt, et me varasemalt oleme pigem teinud sellises kommuunipõhiselt või hea tahte usus, et me ise teame, et see on vajalik, me saame aru, miks see on vajalik ja nii edasi, ka päeva lõpuks poliitikud ja on meil selleks raha andnud, et me oleme saanud luua andmesaatkonda nii edasi, aga nagu varasemalt meil ei ole olnud nagu konkreetset punkti, et ma lähen, mina täna töötan Justiits- ja Digiministeeriumis, aga see projekt hõlmab nagu üleriigiliselt kõiki, et siis ma saaksin minna, ma ei tea, Sotsiaalministeeriumisse või Siseministeeriumit, et nüüd on vaja teha, siis varasemalt pigem oli see veenmisoskuse põhjal, siis täna ma ütlen, et meil on koalitsioonilepingus punkt, mida tuleb täita, et kas tahate või mitte, aga see punkt vajab täitmist. Et selles suhtes ma olen seda hakanud oma tööst nüüd päris jõudsalt ära kasutama. Nüüd tekkis selline jõuõlg ka nagu selle asja nagu elluviimiseks, on ju. Aga mis siis täna on nagu need võib-olla, ma ei tea, kui palju sa saad või tahad siin üldse nendest riskidest või ohukohtadest rääkida, et mida täna nagu kindlasti suur osa IT kogukonnast teab ja tunneb, on see Cloudflare'i sõltuvus, on ju, et ka Eesti riik sai sellega nagu päris pihta ja oli ka selle kohta küsimus, et nii, et kas nüüd Eesti riik hakkab seda nagu ühte single point of failure'i nagu välja vahetama või asendama, et see tundub nagu selline asi, mis, kui me hukukindlusest üldse räägime, siis sageli mõeldakse nagu selle ründe peale või ründevektori peale, et keegi tuleb ja nagu üritab nagu kahju teha. Tegelikult siin taga on ju see täpselt see teine pool ka, et kui nagu ülejäänud maailmas midagi juhtub, on ju, et kui Cloudflare nagu lakkabki olemast ja keegi ei ründa Eesti riiki, aga lihtsalt nagu ründab Cloudflare'i, on ju, ja selle tagajärjel nagu tekib selline oluline tõrge nagu Eesti riigis, et seda ka ei tohiks lasta juhtuda ju. Jaa, absoluutselt. See on meil sellel, kui me ise, mis minu töö natukene teebki keeruliseks, on see, et ei ole nagu üks stsenaarium või üks use case, mille vastu me teeme. Et neid on hästi palju erinevaid ja kui sa sõnastad need erinevad use case'id ära, et mille vastu me üldse nagu ehitame, siis need tegelikult hakkavad üldse erinevaid nagu rolle mängima, et see ei ole, et üks lahendus sobib kõigile, et ongi, et mingi küberrünnak on ju, ongi mingi teenusepakkuja fail on ju, siis on päeva lõpuks kõige mustem stsenaarium on ju sõjaline rünnak üldse on ju, aga siin vahepeal on veel kihte, mida veel kõik saab juhtuda on ju, alates ma ei tea, suuremast sorti elektrikatkestus või mida iganes on ju, suudame välja mõelda. Mul oli üks kohtumine, kus üks inimene, sai ka kunagi räägitud, see oli paar aastat tagasi küll, aga ka olime natukene ikkagi uhked oma andmesaatkonna üle ja nii edasi, sest mõnes mõttes väike asi, aga samas mõnel riigil pole sedagi, et pigem tunneme siis uhkust, et meil on vähemalt midagigi ja siis ta lõpuks küsis, et aga kas te selle peale olete mõelnud, et andmesaatkond peaks olema ka teise pool maakera? Natuke rääkisin, natuke oleme ja natuke ei ole ka, samas ühtegi reaalselt. Oota nagu teisel pool maakera selles mõttes, et kui ta siin Euroopas on, et see ei ole piisav, et ta võiks olla kuskil Austraalias. Ma ka nagu kohe saanud aru, kuhu ta sihib, aga ühesõnaga siis ta ütles oma küsimuse välja, et aga mis te teete, kui tuleb nagu päikse pealt suurem magnettorm ja tõmbab siit pool maakera nagu lihtsalt nagu oma magnet välja tõttu nagu pimedaks sain. Et siis Eesti ju jääks ellu, kui tal oleks teisel pool maakera ka midagi. Ühesõnaga, sa võid nende stsenaariumitega minna nagu täiesti nagu sihukestel levelitel, et võtan aus, mina selle päikse peale ei olnud niimoodi mõelnud, sest osad andmekeskused mingi osa siiski on nagu kaitstud selle vastu, aga kuhu maani on ju. Mõned mehed ütleks selle peale, et siis meil on palju suuremaid probleeme kui see, et ma ei saa oma tuludeklarit esitada, kui pool maakera nagu pimedas on. Ka tõsi, lihtsalt hea oleks teada, kes on Eesti riigi kodanikud on ju. Ja.
No, kas nende stsenaariumite väljamõtlemine, et kes sellega tegeleb või et ja siis neid nii-öelda kuidagi prioritiseerida või näiteks täpselt, et kui suur on, ma ei tea, selle päikesetormi või selle tõenäosus versus mingi sõjaline konflikt või mingi muu elektrikatkestuse tõenäosus? Tegelikult nende stsenaariumitega tegelevad teised julgeolekuasutused, et me natukene lähtume nendest, aga me küll oleme hea kõva e-riik, aga tihti need stsenaariumid nagu liiga palju ei kõneta just seda digivaldkonda ja siis me nii-öelda oma tarkusega täidame neid lünki, mida siis võib-olla pole mustvalgelt kirja pandud, aga on nagu kind of vihjatud, mida võib juhtuda, mille vastu me peaksime ennast kaitsma, aga siis me tekitame sinna alampunkte enda peas nagu juurde, et ahah, aga okei, tegelikult siin võib tähendada seda veel on ju, et ongi see sama ühe teenusepakkuja fail näiteks, Cloudflare'i näide on ju, et ilmselgelt siukseid stsenaariumid ei ole julgeolekuasutused nagu välja mõeldud, see on see, mis juba hakkame meie mõtlema, et okei, mis me siis teeme. Et jah, aga see on meie tööpäeva lõpuks, et me peamegi sellega tegelema ja taaskord ütlen, et ma ei tea, kas see kunagi üldse valmis saab, digiriik kui selline, et isegi kui tunneb, et nüüd on hästi, siis juba selleks ajaks on 3 uut asja teemat, millega tuleb tegeleda, et tehnoloogia ja kõik ju areneb nii kiiresti. Aga mis puudutab sellesse loosse, siis ma selle poole võib-olla tahaks veel ära, et ma küll olen kirjutanud, et me jube palju sõltume ja see on jube oluline, aga tegelikult mul natukene käed sügelevad, ma tahaks ühte teist artiklit kirjutada selle mündi teisel poole pealt, et mind ennast natukene on hakanud häirima see, et kohe, kui midagi juhtub, siis on nagu põhimõtteliselt esikaane lugu ja see on kõik nii oluline, et tegelikult ma tahaks nagu inimestele nagu veits nagu seda teist maailma ka nagu mõttesse tuua, et aga me elamegi uues maailmas, me elamegi uues reaalsuses, asju juhtub, me sõltume tehnoloogiast hästi palju, aga see, kui midagi nagu korraks, ma ei tea, kas katki läheb või maha kukub, et iga teenuse puhul see ei ole katastroof, et see nagu põhimõtteliselt minu peas see ei vääri nagu, ma ei tea, Postimehe või ERR-i esikaane lugu on ju. Et jah, läks katki, meil inimesed tegelevad, ma ei tea, süsteem on, ma ei tea, tunni aja pärast uuesti tagasi, mitte midagi ei juhtunud, on ju, kui see ei olnud nagu, ma ei tea, kiirabi infosüsteem, mis tõesti nagu, kus sõltuvad inimeste elud, on ju. Et see, kui mingi, ma ei tea, kas või meie enda ministeeriumi koduleht peaks maas olema, maailm ilmselt ei jää seisma sellest, on ju. Aga see on reaalsus, on ju, et me saame selle ehitada küll täiesti hukukindlaks nii, et mitte kunagi mitte midagi ei juhtu, aga kas see raha ja see panus on seda väärt? Ma tahaks nagu natuke seda maailma inimestele süstida, et ärge nüüd üle ka mõelge sellega, et kui midagi juhtub. Ja, et sellest nagu naljalt keegi uudist ei tee, et kui palju ründaid Cloudflare Eesti riigi vastu on ära hoidnud. See oli minu kui ma seda artikli peale mõtlesin ka, et kui kirjutati lugu, et nüüd juhtus midagi, aga keegi kirjuta seda lugu, et palju ta on ära suutnud hoida. Ja see on teenus, mida me Eesti riigina, me ise ei suudaks sellisel kujul üles ehitada mitte kunagi, ma kahtlustan. Et see rahanumber seal taga on nagu liiga kolossaalne. Aga jah, ühesõnaga, selle mündil on 2 poolt, et me sõltume hästi palju, aga samas tuleb natuke aru anda, et maailm ei jää seisma, et millest võib-olla mina nagu kohati olen puudust tundnud, on see ja võib-olla ma olen jälle mingis teises inforuumis, ma tahaks nagu sellist eesti.ee/status page'i saada, see oleks nagu kõik nagu oleks koos on ja siis kus oleks see hästi aktiivne nagu incident feed ka nagu, et me tuvastasime kõik see, mis toimub on ju tegelikult seal sees on ju, et me tuvastasime, et nüüd on mingid teenused maas, põhjus on Cloudflare on ju, et see feed nagu jookseks sisse on ju. Samas ma tean ka seda, et näiteks Bolt sai samamoodi nagu pikki päid ja jalgu, kui korraks nende teenus maas oli, et asi, mis nagu mina ei mäleta, kuna varem nagu Bolt oleks olnud üldse maas või et teenus on kätte saamata ja nüüd nagu ja siis kohe sai Bolt pikki päid ja jalgu ja hiljem siis tuvastati, et tegelikult oli vist Cloudflare ja et okei siis. Aga jah, see usaldus kipub kaduma nagu hästi õrnade nagu viidete ja probleemide peale. Jah. See ongi see, mille ma natuke viitan ka, et ma kahtlustan, et neid asju tuleb, ma võin kihlevada, et neid asju juhtub veel tulevikus, et siis ongi nagu
kui inimestel tekiks see mindset, et see ei ole kohe katastroof, siis võib-olla see usaldus ka siis ei oleks nii kergesti kadumas, on ju. Aga jaa, see on see maailm, on ju, et kus me oleme siin ka, see on küll naljaga siin öeldud, on ju, aga taaskord see digiriik, see on päeva lõpuks rahanumber, see kogu aeg sööb meie riigieelarves ka päris suure summa ja tahab kogu aeg juurde saada raha. Ja kui mõtelda seda, et kus seda raha kokku hoida, siis naljapiluks on siin tehtud ka seda, et aga kas meil kõik infosüsteemid peavad 24/7 töötama, et paneme nagu kontorid, on ju, kellaajaliselt ja õhtul kell, ma ei tea, 7 läheb, mis iganes teenus see on ju, mingi teenus läheb kinni ja ongi silt, et oleme suletud ja see päev lõpuks taustal tapad süsteemi maha ja hommikul puudid uuesti üles. Ja on riike, mis niimoodi tegutsevad. Ja midagi väga katki ei oleks tõenäoliselt. Ilmselt ei ole, kindlasti seda pahamelt tuleks, mis mõttes ma ei saa kell 3 öös tuludeklarit teha näiteks, aga päeva lõpuks inimene harjub kõigega, ja kui seal päriselt sa suudaksid ka välja arvutada, et palju riik sellest kokku hoiab ja selle raha eest midagi päriselt kasulikku teeks, siis võib-olla see oleks mõistetav, aga ei, pigem on see nagu siuke hea nali kohvinurgas, et me täna ei tegele selle mõttega. Et teine mõte, et paneme see digiriigi üldse kinni, et siis on nagu hukukindlus nagu tagatud, et keegi ei saa rünnata seda, mida ei ole olemas. Jah, ma siin lugesin seal Facebookis käis valimiste teemal ka korra siin see uurimustöö, mis oli ja siis keegi seal kommentaariumis ütles ka, et kas keegi julgeb väita, et pabersedelil hääletamine on nagu 100% nii kindel, kui vähegi olla saab, et kui kogu aeg nagu otsitakse luubiga taga e-valimiste mingit teoreetilisuses tõenäosusega midagi kõikide tähtede kokkulangemisel võib midagi tuvastada, et kas te pabersedelitel suudate sellist turvat üldse tagada, et taaskord jälle, et ei ole see IT värk midagi nii erilist, vaid tegelikult teistsugune. Kuule, aga mul tekkis küsimus, mõtlesin siin, et minu meelest siin on nagu 2 natuke erinevat suunda selle, ma ei tea, hukukindluse või see, mis see teine, säilenõtkus oli vist nagu, et või ongi, et üks on, ma ütlekski, võib-olla läheb rohkem sinna hukukindlusele, et nagu lõpuks, kui midagi väga ekstreemset juhtub, et andmed oleksid alles. Et see on nagu minu meelest nagu väga selline nagu selgepiiriline ülesanne, aga teine on see, siis võib-olla ma ei tea, mina paneks vähemalt enda mõttes selle säilenõtkuse, et kui Cloudflare korraks maha läheb või midagi muud nagu selles mõttes, et kas siis nagu tund aega või isegi 24 tundi midagi sa ei saa teha mingi riigi asja, et mis minu meelest on nagu oluliselt selline nagu marginaalne, ma ütleks, et sellega võiks mingi täitsa teine tiim tegeleda, et see nagu juhtub, aga et seal nagu, et kui midagi kaduma lõpuks ei lähe, kui asjad saab lõpuks tehtud, et andmed on olemas, tõde on teada, et siis see on nagu hoopis nagu teise kategooria ülesanne või nagu vastutuse. Riigina mõnes mõttes seda sama loogikarada olemegi läinud, et kõigepealt me ehitasime andmesaatkonda ja andmesaatkonda me kasutasime ainult varundamisena ja me ei varundanud sinna mitte kogu e-riiki, vaid tõesti me oleme neid sinna andmekogusi nüüd juurde võtnud ja võtame lähiajal veelgi, aga ühesõnaga mingit kriitilist osa massi, mida see esimene hüpotees, mis saigi valitud, oli see, et mis on see miinimum set andmeid, et üldse oma riiki hakata piltlikult öeldes nullist ehitama. Sa pead teadma, kes on su rahvas, mis vara neil on, mis, ma ei tea, maksukohustused on, kes on, piltlikult öeldes pätid kaabakad, on ju, ühesõnaga mingi miinimumset, on ju, mida sa... Oota, aga see tundub, et ikkagi väga suur osa riigist. Ma ei tea, mis seal mingid, et milliseid sotsiaalseid hüvesid nad peaksid saama. Pensionid ja kõik, jah. Pensionid on ja see kuulub ka sinna alla. Et mis siis üldse välja jääb? Meil on... Ma praegu mingid litsentsid võib-olla või mingid ma ei tea. Koolitusload või mingi selline tehnilise järelevalveameti mingi dokumentatsioon. Kunagi, kui me kaardistasime, taaskord, me võtsime kõige mustemad stsenaariumi, et oleks nagu, mingi hetk sa pead hakkama valikuid tegema, et päeva lõpuks riistvara on piiratud, andmemahud on piiratud, on, et ja meil on küll läbi käinud see, et aga ärme vali, et võtamegi kõik 100% ja varundame andmesaatkonda ja siis teame, et kõik on olemas.
aga noh, päeva lõpuks jälle sinna siis paned rahanumbri taha ja noh, hetkel ei ole seda raha kuskilt võtta ja siis hakkad valikuid tegema ja noh, siis üks ministeerium noh, ütleski, et noh, kui me võtsime, et kuidas seda valikut teha, siis võtame selle kõige mustema stsenaariumi, et noh, Eesti riiki noh, põhimõtteliselt ei eksisteeri enam, või vähemalt me ise ei kontrolli seda enam. Ja noh, siis üks ministeerium ütleski, et aga noh, meil on, ma ei tea, siin on loomaregister on ju, kus on kõik lehmad ja asjad üles loetletud ja nende, ma ei tea isegi ausalt öeldes, ma ei tea, kuidas see äri seal kõik käib, on ju. Aga noh, siis noh, ministeerium ütleski, et noh, aga siis pole vahet, on ju, et palju meil siin neid lehmi on, et noh, see ei ole. Et kui me pärast nad uuesti üle see ei olnud enam see, noh, nad said ise, noh, meil on ka asju, millega me siin vaidleme, on ju. Aga noh, see oli näiteks see, et noh, see ei ole nagu andmesaatkonna vääriline, et noh, me saame aru, et see on midagi muud, aga noh, andmesaatkonna puhul ka, et noh, kuna me loomakaitsed tulevad kohe tagajälgede, eks ma siis pärast mis mõttes nemad ei ole andmesaatkonna väärilised. Aga seal on see mündil taaskord on ka teine pool, et noh, meil on ka siin muid asju, mida hetkel pole andmesaatkonnas, et ma olen osad asjad sellepärast nagu kõrvale lükanud, et me saame neid asju majutada ka mujale, ehk siis piltlikult öeldes tegemist on põhimõtteliselt avaandmetega. Et ja kuna andmesaatkond on justkui nagu noh, taaskord noh, ta on kallis nagu selles mõttes, et noh, kui ma peaksin võrdlema, et kui me võtame ainult tegemist on varundusteenusega või arhiiviteenusega, et noh, me panen kõrvale Amazon Glacieri näiteks on ju noh, need hinnad on nagu kordades erinevad, et noh, kui sul on juba avaandmed on ju noh, näiteks noh, Maa-ameti, ma kujutan ette mingid no meil on kultuuriministeeriumil on hästi palju digiteeritud meie ajaloolist pärandit, on ju, mis põhiseaduse järgi noh, see on üks riigi ülesanne ka seda hoida ja säilitada, et üldse ei vaidle vastu, et tegemist on nagu väga tähtsa asjaga, on ju, aga samas jällegi nagu avaandmed teemaga, on ju, et noh, ja siis mina pigem olengi öelnud seda, et kõik need õllekapad ja mida kõik on nagu üles pildistatud, et noh, pange julgelt näiteks Amazon Glacierisse, on ju, noh, te võite sinna panna oma krüpto peale kas või noh, et kui te kardate midagi, aga mina kui Eesti kodaniku, ma noh, võib-olla võtan liiga palju sõna kultuuri teemal, aga mul oleks väga õnnelik, kui meie õllekappade ja maalide ja pildid leviksid üle maailma, noh, inimesed, ma ei tea, näeksid, vaataksid ja saaksid kasutada neid, et see on ju meie kultuuri levik, et noh, see ei ole asi, mida me peame andmesaatkonnas mitme seifi taga kaitsma, on ju. Aga ma ei vaidlusta seda, et see ei ole oluline, aga noh, siis noh, sa pead mingite kriteeriumi hakkama vaidlema. Noh, meil oli üks vaidlus oli ka, et noh, et lõpuks, kes saab sinna, kes ei saa, oli, et noh, päeva lõpuks kummad andmed on tähtsad, kas haridusandmed või noh, terviseandmed on ju, noh, siis ma tõstsin käed üles, ma ütlesin, noh, mina ei ole see inimene, kes neid otsuseid teeb, on ju. Et noh, kuidas sa ütled, üks on tähtsam kui teine, et noh, sama hästi, kuidas sa ütled, üks laps on sul tähtsam või olulisem kui teine, et noh, et need on natuke teised vaidlused ja noh, see väljub igasugusest nagu IT nagu maailmast või noh, need on ärilised otsused, et see ei ole IT otsus, on ju. Võib-olla isegi lausa filosoofiline otsus, aga kui suur see Eesti riik on? Et noh, kui sa ütled, et neid arvutusi on tehtud, et kui palju siis, mitu petabaiti on vaja, et kogu Eesti riik siis sinna saatkonda panna? Me oleme teinud seda ühe IT, noh, kuna me tegelikult toetume hästi palju IT-majade peale, noh, igal ministeerium peaaegu on oma IT-maja, siis me vaatasime ühe IT-maja põhiselt, noh, ja siis tegime selle saad Jumpsoni, et noh, korda 5 või 6 on ju, et noh, enam-vähem kõik nad on ühe suured, on ju. Et me niimoodi vaatasime, aga jah, ühesõnaga ma sulle koma täpsusega ei oska sulle öelda, mõnes mõttes ei tahagi öelda, et aga hetkel me oleme jah seda teed läinud, et me ei lähe selle arvutusega lõpuni, et me teame juba, et me hetkel ei mahuks sinna ära, mis see ruum, mis meil on. Aga me räägime ikkagi petabaitidest meelde. Kohe mitmest, ühe liitemajal on juba rohkem kui no ja vaata, siin tuleb veel mängu see igasuguste infosüsteemide enda nagu sisemine, ütleme, äriloogiline protsess, et kui ma võtan näiteks noh, mõned, mida ma ise olen kokku puutunud, Sotsiaalkindlustusametina. Täna on nagu seadusandluses juba sees, et igasugused otsused vist vormistatakse või tuleb vormistada dokumendina, mis siis digiallkirjastatakse ja saadetakse siis tegelikult nendele kodanikele välja ka, on ju. Aga noh, tegelikult kõik need dokumendi failid on ju, säilitatakse pikaajaliselt. Et noh, et siin on nagu
üsna suur vahe, et kas me salvestame selle dokumendi faili või me salvestame lihtsalt ühe, ma ei tea, boolean lipukese kuskil andmebaasis on ju, et see otsus on nüüd kinnitatud ja väljastatud on ju. Või siis mingisuguse räsi on ju, mis on arvutatud nende andmete pealt, et seda nagu hiljem muuta ei saaks. Aga noh, et juba see nagu protsess natukene nagu kasvatab seda mahtu. Et teisalt jällegi, et see, et me neid dokumente välja saadame, see tähendab, et nad on ka nii-öelda avatud interneti hajus andmebaasis on ju. Et kõik, kes selle endale alla laevad, noh, neil jääb see alles nagu tõendusmaterjalina, isegi siis, kui selle algallikasse kaduma läheb, et kuidas sa üldse nagu kaalud või noh, teed neid valikuid, et noh, ühelt poolt on see nagu terviseandmed ja haridusandmed, mis on nagu raske otsus, aga no neid raskeid otsuseid on ju nagu veel, mitte nagu selles osas, et kuhu andmed või milliseid andmeid üldse sinna saatkonda panna, aga ka need, et noh, et kuidas me siis neid andmeid üldse arhiveerime või? Ma enne seda, kui ma nii-öelda, noh, meil on oma osakonnas ka tiimid, noh, ma praegu töötan nii-öelda tech-tiimis, ilusa hellitava nimega oleme pannud, aga varasemalt töötasin rahatiimis, kes siis nii-öelda tegeles raha jagamisega ja seal see palju parem koht minust. Nii ja naa. Aga rahale lähemal seda küll, jah. Aga no päeva lõpuks ega need tiimid kõik töötavad niikuinii sünkroonis, et ei ole niimoodi, et üks tiim teeb nii, et teine midagi ei tea. Aga varasemalt seal, kui me vaatasime neid projekte läbi, et noh, rahatiimi ülesanne oli siis jagada piltlikult öeldes eurorahasi ja natukene riigieelarve raha ka. Aga seal me küsisime ka samamoodi igasugust infot nende, millise süsteemi või millise uuenduse jaoks raha küsitakse. Ja seal meil käis ka ikka korduvalt käis läbi, et tegelikult on vaja äriprotsessi ka ümber teha. Et kui sa lähed juba süsteemi ümber ehitama, siis ei ole see, et sa nagu võtad tänase äriloogika ja lihtsalt digitaliseerid selle ja nii on. Ja see dokumendi näide, mida sa tõid, et see oligi üks asi, millele me ka tihti viitasime, et et nüüd te hakkate tegema mingit PDF-e, aga kas te olete oma äriprotsessi, et kelle jaoks neid PDF-e vaja on või kas keegi on üldse pannud küsimärgi alla, et kas neid PDF-e üldse vaja on. Et ja tihti tuldigi ja mõeldigi oma protsesse natukene ümber, et äkki polegi. Kunagi üks endine kolleeg tõi ka näite, ta tõi küll varasemast elust näite, et kunagi ajaloos me käisime kõik mingites poodides ja ettevõtetes, kus oli seina peale välja prinditud need tegevusload. Ja siis see oli nagu raami sees A4 ilusti ja siis kunagi keegi siis lõpuks avatud peaga seadis selle küsimärgi all, et miks see üldse vajalik seal on. Ja siis ta küsis selle müüja käest, et miks see oli seina peal, aga kui tuleb see kontrollida, siis ta tahab kontrollida. Aga siis, ehk siis riik väljastab loa ja riik tuleb kontrollima, et tegelikult seda pole sinna seina peale vaja, et me saame seda ilma selleta ka teha. Aga kuna kogu aeg oli nii tehtud, siis teeme edasi. Et keegi ei olnud kunagi seda äriprotsessi nagu kahtluse alla seadnud. Aga jah, me natukene vaatame ka sinna sisse, aga fakt on see, et meie oleme üks väike ministeerium mitmest, ega me tegelikult see domeeni teadlikkus asub ikkagi seal ministeeriumites endas. Meie oleme lihtsalt see, kes näeb rohkem võib-olla üleriigilist pilti, me näeme ja oskame võib-olla suunata, et kuulge, siin meil tundub midagi valesti, me teame, et seal ministeeriumis on ka see umbes teistmoodi tehtud, mõelge sinna, suhelge nendega. Aga see, et me suudaksime kõikides äriprotsessides nagu kaasa rääkida, seda on liiga palju nagu tahetud, et see äri on nagu piisavalt keeruliseks aetud tänapäeval. Võtame kas või Rahandusministeeriumi, et sellest rägastikust aru saada, kuidas mingid makse kogutakse ja nii edasi, et sa pead ikka mitu aastat tööd tegema selleks on ju. Aga infotehnoloogiliselt me saame siin oma sõna sekka öelda ja andmesaatkonna puhul ka me täna tegeleme piltlikult öeldes varundusega ja mul natuke on endal ka dilemma see, et see andmesaatkonna nii definitsioon on natukene, ühed mõistavad ühtemoodi ja teised teistmoodi ja mul ei ole head lahendust pakkuda, sest ma ei ole suutnud teist nime välja mõelda, te võite pakkuda. Ühesõnaga, meil andmesaatkonda algas sellest, et me tegeleme siin, meil on Luksemburgis oma nii-öelda andmekeskuses oma ruum. Seal ruumis on piltlikult öeldes me rendime ainult ruumi, elektrit ja jahutust, kõik sisustus on Eesti riigi oma, haldame seda ise ja tegeleme sinna varundusega. Siis selle aasta algusest me oleme sinna tekitanud ka nii-öelda laivi võimekuse, ehk siis sul on võimalik
andmesaatkonnast justkui nagu live teenuseid osutada. Me ise kutsume seda, kuna me tegime riigipilve pikenduse sinna, siis me ise hoiame neid klotse lahus, et andmesaatkond on ikkagi see nii-öelda arhiiviteenus ja nii-öelda EU-õlg on siis see, aga tegelikult nad asuvad samas kohas. Aga tihti, kui räägitakse, ma ise ka vahel, et inimestel lihtsam aru saada, et ma ütlen, et andmesaatkonnast on võimalik ka live teenuseid osutada, kuigi tegelikult andmesaatkond justkui nagu tootena on see teine tükk üldse. Ja mida me nüüd järgmine aasta ka oleme mõelnud andmesaatkonna vaates, et tegelikult meil on kogu aeg see nii-öelda mure on teada olnud, aga me ei ole seda adresseerinud, aga me järgmine aasta tahaks ikkagi selle ka ära lahendada, et me ei ole tegelenud pikaajalise säilivusega. Ehk siis üks stsenaarium on see, et mis ei ole liiga palju pastakast välja imetud, vaid Eesti riik on selle ajaloos läbi elanud, et meid okupeeritakse mitme 10 aastaks. Et siis on tore küll, et meil on seal, ma ei tea, rahvastikuregister on kuskil varundatud, on ju, aga 30 aasta pärast seda süsteemi siis käima tõmmata, kuniks teda lõpuks päriselt vaja on, me saame oma riigi tagasi näiteks, on ju. Siis vahepeal on tehnoloogia maailm nii eest ära arenenud, et seda süsteemi ilmselt käima enam ei saa, on ju. Või siis on see väga suur vaev, ehk siis tegeleda sellega, et meil oleks pikaajaliselt säilivad andmed, nii nagu seda rahvusarhiiv teeb. Ehk siis see on oma failiformaadid ja piltlikult öeldes loed siis andmebaasist lihtsalt need kirjad uuesti välja ja ehitad selle peale kas või uue infosüsteemi, millega tulevikus opereerida. Kes nüüd mõtleb, et mis asi see on, siis minge otsige välja algoritmi episood, kus me räägime rahvusarhiivist, kus kõikidest nendest formaatidest ja sellest sai lähemalt räägitud, et see on hoopis teine ja põnev maailm. Absoluutselt jah, see on teistsugune maailm. Mõnes mõttes natukene paralleel sellest, et ta läheb üks samm veel kaugemale, kui andmesaatkond täna on. Ja me ise nagu muu maailmaga mingid paralleelid tuua, siis me oleme nagu oma vestlustes öelnud, et mõnes mõttes see on nagu see viimane õlekõrs, mis sul on, ehk siis see on see nagu see seemnepank, mis on kuskil Norra liustika ja mägedes, et kui kõik on nagu hävinud, siis sa lähed ja võtad sealt need oma seemned ja hakkad seda loodust uuesti siin ellu äratama, et sama on ka andmesaatkonna puhul ja nende pikaajalise säilivuse puhul, et see on täiesti viimane õlekõrs, kui nende andmete juurde peaks kunagi üldse minema vajalik. Aga siin andmesaatkonna suhtes on ka sellist kriitikat esitatud just, et ta on ainult andmetele, et sealt ei saa nagu teenuseid pakkuda. Või siis ka seda, et jah, seal justkui nagu mingid teenused on, aga seda aktiivselt ei testita, et keegi lülita nagu rahvastikuregistrit ajutiselt sinna peale, et vaadata, kas see päriselt nagu töötab ka. Et kui, ma saan aru, et me oleme sellele vahepeal nagu oluliselt lähemale liikunud, et ikkagi eesmärk on sealt hakata neid teenuseid pakkuma. Aga jällegi tekib see küsimus, et kui suure hulga riigist me sinna siis kolime, on ju, ja kas meie riik peaks nagu kogu aeg eksisteerima 2 kohas või lihtsalt peaks olema süsteemid arendatud selliselt, et neid oleks võimalik siis kiiremas korras kolida, et ühel hetkel võtta see snapshot ja liigutada see kuskile mujale, on ju. Mis ilmselt oleks oluliselt odavam lahendus selles mõttes, et kogu aeg seda riistvara seal saatkonnas ei ole vaja. See on odavam, aga räägime nüüd nagu faktipõhiselt, et üks stsenaarium ikkagi, mille vastu me ennast üritame kaitsta, on meie naaber. Et nii kurb, kui see ka pole, aga sõjaline rünnak meie vastu on üks stsenaariumitest ja selle tõenäosusprotsent on isegi täitsa arvestatav versus see, mis me enne rääkisime, et päike ja nii edasi. Et liiga morbiidne olla, aga kui me vaatame Ukrainat, mis seal toimus, et Ukraina, me peame ometigi sealt nagu õppima, et vaatame, mis seal tehakse, siis Ukrainal oli võrreldes Eestiga väga suur eelis, on territoorium, mida Eestil ei ole. Ehk siis see, kui kiirelt tegelikult mingid tankid nagu päeva lõpuks Tallinnasse jõuavad või siin ka, ma ei tea, Ekspressis käis läbi lugu, et tegelikult venelastel isegi ei ole vaja Eesti territooriumile jõuda, vaid nad lihtsalt sõidavad garaažist oma pikamaaliste rakettidega välja, panevad sihiku Eesti peale ja ajavad autod garaažist tagasi, et meil ei ole seda territooriumi sügavust, mida Ukrainal oli. Mis tähendab seda, et kui päriselt nagu madinaks peaks minema,
siis kui me räägime füüsilisest kolimisest, on ju, siis noh, kus meil minna on, et merd kontrollida on tegelikult suhteliselt lihtne, taaskord Ukraina pealt näha, on ju, et kui sul on oma vastav laevastik siin, noh, siis üle mere sa väga enam ei liikle. Mööda maismaad, noh, kus meil minna on? Läti, Leedu on ju, noh, suure tõenäosusega, kui rünnatakse ühte riiki, noh, me oleme kõik nii pisikesed, et noh, ilmselt tõmmatakse meid kõiki 3 korraga sinna sõtta, on ju. Et ka ei hakka nagu oma rekka ja räkkidega siin nagu mööda maad minema, on ju. Noh, 3. variant on see, et hakkame siis kiiresti pumpama andmeid üle interneti, noh, lisaks avalikul sektoril tahab ka erasektor oma andmeid päästa, pluss kõik tsiviilisikud, et me kõik tõmbame need torud ikkagi väga kiired, väga umbe ja noh, pluss siis tuleb veel see mängu, et noh, me küll täna, me oleme teinud igast õppuseid ja teste, et meil ühenduvus on suhteliselt hea juba Eestil, aga noh, ikkagi kui sa sealt võtad nagu juba paar tükki ära ja paned selle juurde, et kõik tahavad noh, üles laadida oma andmeid kuhugi, noh, need torud lähevad umbe, on ju, noh. Jah, saab tehnoloogiliselt nagu tõmmata kellelegi piiranguid, et noh, ma ei tea, riigil on eelis ja nii edasi, on ju. Aga noh, vähe tõenäoline, et me sealt selle Eesti, jah, kui me räägime ka petabaitidest, et noh, jõuame üldse kuhugi midagi pumbata, mis tähendab ikkagi seda, et me peame täna olema valmis juba väljaspool, et kui madinaks läheb, et me siis enam ei tegele päästmisega, et siis me tegeleme sellega, et noh, me tegeleme ümberülitustega ja selliste asjadega, on ju. Et see on see, mille jaoks me ikkagi täna, noh, see on see, kus meie mõttemaailm täna on, et meil peavad asjad olema valmis, et kui midagi juhtub, siis jah, me hakkame sealt ehitama. Kui palju riik ise täna seda ehitab või kui palju on nagu üldse noh, selliseid teenusepakkujaid nagu Cloudflare? Et noh, mulle tundub, et see Cloudflare on üks, millest kõik nagu teavad, eks ole. Aga samas on ju ka riigi asju avalikus pilves, on ju. Ilmselt on nagu mingi ports teenuseid, Cloudflare'i moodi teenuseid veel, mida siis selle kriisikindluse tagamiseks või hukukindluse tagamiseks nagu kasutatakse. Jaa, absoluutselt. Ehk siis noh, päevaluks me ka valime, et kuhu me paneme, mida me paneme ja noh, mis puudutab seda, et meil asjad peavad olema hukukindlad, siis täna on ka ikkagi nii-öelda ministeeriumitel on valiku ees, et kui nad teavad, et neil esimene nagu see punkt, mida nad peavad täitma, et nad peavad olema väljaspool Eestit. Nii, siis nad saavad aru, et noh, täna ma olen Eestis, ma ei tea, 1, 2, 3 andmekeskuses on ju, kes kui paljudes. Okei, nüüd neil tekkis uus kohustus, et nad peavad olema mingis andmekeskuses väljaspool Eestit. Siis on neil valikus see, et mis teenust nad siis kasutavad. Noh, meie saame nii-öelda riigi poolt riigile on pakkuda siis andmesaatkond, kuhu nad saavad siis oma teenused reaalajas püsti panna riigi pilve peal või siis kasutavad avalikku pilve, noh, on need siis Amazonid, on need Azure'id, on midagi kolmandat, et seal me ka natukene päris liiga laiaks ei taha, noh, mingi hiinlaste pilvedesse ei tahaks päris minna, aga noh, teada-tuntud on ju suured tegijad on meil kõigil teada, et noh, need hetkel on nagu okeid, kuigi Kas on vaadatud ka mingeid noh, siin alternatiive, et need suured pakkujad on ju Google, Amazon, Microsoft, noh, nad on kõik USA põhised ju. Samas hästi palju on tõusnud Eestis ka populaarsus näiteks Hertzneri pilve kasutamise osas, mis väidetavalt pakub sama head kvaliteeti kui Amazon, võib-olla mitte nii palju teenuseid, aga noh, seda ka ei paku riigipilv, eks ole, kõiki neid S3-sid ja S3 moodi asi seal on olemas, aga noh, kõiki neid asju, mida Amazon pakub täna riigipilves ei ole, ilmselt ei ole ka Hertzneris, aga sellise põhifunktsionaalsuse jaoks kuuldavasti nad on väga head ja konkureeriva hinnatasemega ka. Absoluutselt, kogu aeg vaatame, et me siin ka teiste Euroopa riikidega rääkides, et noh, tegelikult meil on probleem, et meil ei ole häid alternatiive, nii-öelda Euroopa põhiseid, et seda tunnistavad nagu enamus riike ja noh, vaatavad ringi, et kellel mis siis on pakkuda ja nii edasi, et paratamatult ma siiski nagu peab nõustuma seda, et see innovatsioon ja see nagu head asjad on ameeriklaste omad kõik, on ju, et siin Euroopa ilmselgelt on maha maganud selle tehnoloogilise arengu, aga jah, et me enda riskide maandamiseks, noh, isegi ka USA nagu pilvede puhul, et noh, võtame see sama Amazoni näite näiteks, et
jube palju teenuseid ja väga palju ka häid teenuseid, aga see vendor lock-in tekib ikkagi nagu väga ruttu ja väga kiiresti, kui sa hakkad seal neid kõiki kellasi vilesi nagu kasutama. Ja noh, me oleme siin omavahel arhitektidega ka arutanud, et noh, kui midagi sinna panna, et äkki peaks nagu nii-öelda hobuseid tagasi hoidma selles mõttes, et isegi kui sa oled näiteks Amazoni pilves, siis kaalu väga pingsalt läbi, milliseid teenuseid sa sealt võtad. Ehk siis, kui sa saaksid ülesande see, et okei, Amazoniga on nüüd kõik, on ju, mis iganes Eesti ja USA läksid omavahel tülli või mida iganes, on ju, siis, ja meil on vaja seal kiirelt ära kolida kuhugi mujale, et äkki kasutaks siis neid tooteid, mis on nagu, noh, okei, me oleme praegu vaadanud, et kui kiiresti on võimalik kolida, ma ei tea, Amazonist Azure'i, okei, mõlemad on USA ettevõtted praegu, võib-olla pole parem näide, aga noh, selles mõttes, et kui sa valid Amazoni tootekataloogist omal teenuseid, siis nagu valideeri see, et noh, kas need samad asjad on näiteks Azure'is ka, on ju. Ja kui ei ole, siis äkki ei võtta, isegi kui see on hea asi, isegi kui ta on kiire, odav asi, aga äkki me ei võta seda selle pärast kasutusele, et see, noh, me oleme pärast lukus seal, meil on nagu raske kolida, on ju. Et noh, sellistel tasemetel me oleme küll mõtteid nagu põrgatanud, et üks asi on kolida pilve, teine asi on pilvede vahel kolida, et ja noh, me teame ka siin, et ega see tegelikult päeva lõpuks, kui päriselus on vaja kolida, et noh, tegelikult see on täitsa keerukas ülesanne, et see ei ole nagu nii, et noh, meil isegi täna, et kui meil on valitsus öelnud, et 27 oleme kuskil pilves väljapool Eestit, on ju, noh, meil on, noh, põhimõtteliselt meil on järgi ainult 1 aasta. Täna meil on see list, mis minu nii-öelda tööarvutis on, siis kus ma kaardistan, palju neid süsteeme on, need on 100+. Ja nüüd 100+ infosüsteemi kolida 1 aastaga kõik kuhugi pilve. Oma pead ei tahaks pakule panna, et see kõik õnnestu. See ikka raha on eks ole, raha anti täpselt 0 eurot selle jaoks. Tehke sisemise ressursside arvelt, on ju, aga noh, taaskord, see on jällegi üks asi, mis tahab raha, on ju. Ehk siis, kui sul varem oli ülesanne, et noh, sa pead, teeme siin kõige lihtsam loogilisem asi, et no ma ei tea, sa pidid oma infosüsteemiga olema vähemalt 2 andmekeskuses, et olla enam-vähemgi nagu okei süsteem, on ju, nii. Aga nüüd sul keegi tuleb, ütleb, okei, sa pead olema 2, aga sul peab olema ka väljaspool Eestit. Noh, ilmselgelt see ju hakkab sulle igakuist nagu raha. Isegi kui isegi sinna kolimine võtab raha, aga oletame, et selle suudame kuidagi hoogtööga ja oma jõududega tasuta ära teha, aga noh, kuuarveid me hakkame ikka saama, on ju. Noh, ja nüüd ongi küsimus, kus sa selle raha kokkuhoiu siis võtad, on ju. Siin mingi aeg räägiti sellist üleriigilisest pilveteenuste lepingust, et ma ei tea, kui kursis sa sellega oled, et kas see tuleb, on see tulemas. Ma ise siin tabasin ennast mõttelt, et noh, et see võiks ju olla selline ressurss, kui riik kaupleb välja väga hea hinna, siis see võiks olla ka selline ressurss, mida jagada, ma ei tea, iduettevõtetega, kes on tõesti väga nagu algfaasis. Noh, et riik kasutab, ma ei tea, 60% ära sellest ressursist, mida tegelikult ostetakse või mis on kokku lepitud, anda mingi osa välja sellise spot instantsi klausliga, et kui päriselt nagu kriisikindluse tagamiseks läheb, et noh, siis sorry, sa jääd ilma sellest. Aga noh, senikaua on sul justkui riigipoolse toetusena nagu olemas, on ju. Kui kaugel see on, et noh, plaan on ikkagi see, et saada võimalikult hea diil nagu nende suurte käest kätte. Täna kahjuks on natuke kurb asi on see, et me oleme küll kõva e-riik, pilved ei ole mitte midagi uut siin maailmas, need on eksisteerinud mitu aastat juba, aga kui me vaatame meie e-riiki, siis tegelikult me nagu pilves väga ei ole, et me alles oleme sinna teel. Ja täna ka meil üks IT-maja nimega RIT vahendab lisaks riigipilvele, mis on ta enda nii-öelda toode, vahendab ta ka siis Microsofti pilve ja Amazoni pilve, mida saab siis nii-öelda lihtsustatud korras võtta, sest nemad on need suured raamid siin ette teinud. Kui ma neid numbreid, ma iga nädal näen neid numbreid, siis see graafiliselt, tegelikult see hokikepp on nagu ilusti siukse 40-kraadise nurga all, läheb kogu aeg nagu üles, iga kuu nagu kogu aeg kasvab, et siis nagu IT-majad on leidnud need nii-öelda välised pilved ka üles ja on hakanud neid nüüd kasutama. Küll jah, see ei ole see, et sinna praegu ehitatakse ilgelt
mingeid olulisi asju, vaid pigem on rohkem siuke testimine, uute asjade panek ja nii edasi. Aga jõuame sinna vaikselt, ehk siis need mahud meil on hakanud kasvama, aga täna tuleb tunnistada, et tegelikult Eesti riik, me oleme pisikesed nagu Amazoni vaatest, et tegelikult me oleme siuke üks suur korporatsioon tegelikult nende jaoks, et ega me midagi. Väga hea diili ei tulegi sealt, praegu meil, täpselt nii on, et meil praegu ei ole teada mahte ja see, et neid diile saaks teha, siis tuleks ka võtta commit mitmeks aastaks mingite mahtude peale, aga me täna lihtsalt ei julge seda teha, sest me ei tea, kus me oleme aasta pärast umbes. Et praegu me olemegi selles faasis, et me võtame neid kasutusse, soovitame kõiki, majadel on ise ka võimalus mingeid hankeid teha ja nii edasi, aga me soovitame ikkagi läbi RIT-i võtta, ehk siis meil tekiks see nii-öelda visibility, et me näeksime üldse, mis mahte, mida kasutatakse, kes kui palju kasutab ja nii edasi. Ja siis minna uuesti läbirääkimiste laua taha ja ütelda, et kuulge, okei, nüüd me oleme nii küpses faasis, et me oleme valmis ka mingit commit'i võtma, et selleks aastaks nii palju ja nii edasi, nii edasi. Aga ikkagi need mahud, nad ei ole nagu Eesti nagu jalajälgi seal nagu pilvemaailmas on ikkagi suhteliselt pisike. Et ega see midagi erilist ei ole, aga see on see, kus me nii-öelda elame, eksisteerime ja mängime siis nende kaartidega, mis meil on, et isegi kui me oleme pisikesed, siis midagi ikka saab. Aga sa ütlesid, et on need umbes 100, millega sa, mis on sinu radaril on ja mis peaks kolima nüüd pilve. Kus nad täna eelkõige siis on, et kus nad kolivad mingitest Eesti andmekeskustest või nende IT-majade enda mingitest hostikutest? Oma riistvara pealt, osad on ka riigipilve peal, aga riigipilve peal Eestis on ju. Et nendest 100+ asjadest mingi, ma ei tea, 5% võib-olla on praegu pilves, seda ma isegi täpselt ei oska öelda, palju neil praegu, ühesõnaga olematu number on see. Kui me vaatasime tuleviku prognoosi, et kuhu nad tänase teadmisega, mis ka päeva lõpuks võib ju muutuda, et tarkus tuleb juurde ja nii edasi, aga kuhu nad tänase teadmisega arvavad, et nad aasta aja pärast jõuavad või plaanivad jõuda, kes seal vajab mingi süsteemi ümberkirjutamist, kes vajab lihtsalt mingit lisaanalüüsi ja nii edasi, nii edasi. Aga jah, umbes kolmandik ütlevad, et nad lähevad avaliku pilve, kolmandik ütlevad, et nad võtavad EU õla, ehk siis riigipilve EU õla kasutusse ja kolmandik on sellised, ütlevad, et me ei tea, et meil just siin, ma ei tea, mingi analüüs on töös, mingi infosüsteem läheb kinni, meil tekib seal mingi migra, ühesõnaga kolmandikul on niisugused väga palju küsimärke, et nad ei oska vastata veel. Et jah, et see on see vaade, milles me täna elame, aga ma ise olen lubanud oma juhtkonnale, et ma teen seda seiret ja nii-öelda selle projekti juhtimist teen niisuguse kvartaalse sammuga, et kus ma uuendan andmeid ja et trackime, et kas me oleme siis, ma ei tea, tempos või tempost maas või mis süsteemid on meil nii-öelda punased, kuhu peaks äkki siis omalt poolt rõhku panema, et neid taga aidata, sest päeva lõpuks on meil ka igasuguseid ristsõltuvusi, et mis tulevad ka mängu ja tõstavad kogu seda keerukust jälle 2 korda kõrgemaks, on ju. Et sa võid küll arvata, et sinule see infosüsteem pole oluline, et paned oma prioriteedis nagu 3. kohal, aga kõikide teiste jaoks on elulise tähtsusega, et see süsteem oleks olemas, sest vastasel juhul nende süsteemid on kas katki või ei tööta. Et kõik see nagu keerukus tuleb sinna juurde, aga jah, mõnes mõttes läheme samm korraga, et hetkel on siuke kaardistus justkui on tehtud, kuigi nüüd selle aasta lõpuga, mis on nüüd kohe-kohe, ma saan varsti kätte nüüd uued andmed, mida nad siis ka on siis üle valideerinud, et me läksime oma nagu nii-öelda infokorjaga läksime veel täpsemaks, et varasemalt oli lihtsalt, et kas oled pilvekõlblik, jah, hei, kas majutad Eestis, jah, ühesõnaga väga siuke lihtsustatud küsitlusus oli see, siis nüüd see uue korjaga me juba küsime, ma ei tea, RTO-si, CICD-si ja kõike siukseid asju, et üldse aru saada, et mis meil seal kõhu all nagu toimub, sest taaskord meie siit ministeeriumist tegelikult ei oma seda teadmist, kuidas, ma ei tea, kultuuriministeerium või sotsiaalministeerium nagu oma info, kui küpsed nad on, jah, juttude käigus me küll räägime, aga tegelikult faktiliselt tekib meil see pilt alles nüüd. Ja me teeme
Nortali sees on iga-aastaselt sellist nagu well architected survey, et me saaks ka nagu üle kõikide projektide nagu mingi pildi ette, eks ole. Et mis seisus on, mulle tundub, et see on täpselt selline infokorje, mida siis ka Eesti riik nagu tegelikult on ju teeb, et saada selline well architected Estonian GovTech pilt nagu ette, et kus on need lüngad ja võib-olla, et mis on selline emerging tech, mis kuskilt tuleb ja tegelikult teistele ka võiks nagu kasulikuks osutuda. Mulle tundub, et kogu selles pildis XD tegelikult on meie nagu kriisikindlust mõnevõrra odavamaks teinud või mõnevõrra lihtsamaks teinud, et et tehniliselt ei ole ju vahet, kus see XD turvaserver ja siis see teenus asub, et teised leiavad tänu XD-le ikkagi üles nagu täpselt samamoodi ja kogu see interoperability jääb nagu tööle, et sa ei pea hakkama nagu 10 infosüsteemi ümber seadistama, kui sa kolid ühe teenuse nagu teise kohta. Sest kogu see service discovery nagu aitab sellele kaasa. Et lihtsalt võib-olla ääremärkuseni huvitav mõte, aga kui palju tehisaru seda mõjutanud on, et kui nüüd ka riigiasutuste teenused hakkavad üha rohkem tehisaru kasutama, mis tähendab, et nende sellised nagu riistvara ressursinõuded nagu ka muutuvad, kui neil on vajadus ka näiteks regulaarselt treenida ümber mudeleid ja sellist laadi tegevust teha, et siis see teeb nagu seda andmesaatkonna või EU õla nagu kasutamist veel kallimaks, et sinna ka see võimekus nagu tekitada, mida tegelikult ju ei kasutata sellel hetkel. Sest et treenitakse ikkagi nagu siin pool, on ju. Sinna me ei ole isegi täna mitte vaatamas, et meil on isegi täna need mõtted, mis siin läbi käinud, et ja Eestil võiks ka olla siin oma riistvara, mille peal siis mängida ja teha, siis lõpuks jõutakse ikkagi sinna, et seda, et üldse hankida, taaskord avalik sektor, bürokraatia, hanked lähevad juba rahvusvaheliseks aeg. Siis kui me lõpuks selle riistvara kätte saame, me täna täpselt ei oskagi isegi neid use case'e öelda. Ja siis ongi aegunud, et võistelda nagu erasektoriga, kes seda teenust nagu justkui pakuvad ja suudavad seda nagu massi ressurssi update'i seal hoida, et täna pigem tundub, küll jah, need mõtted vahepeal käivad, et kas peaks ja võiks ja kas või mingit väikest tükki ja nii edasi. Et õnneks Tartu Ülikoolil on see võimekus olemas, kus saab, meil on konsortsium, Soomes on see Lumi, mille peal saab ka mängida. Et neid võimalusi on, et täna me pigem otsime nagu pigem neid lahendusi, et mida seal siis teha. Aga samas mingi hiljutine raport tuli just välja, et seda võimekust oleks nagu oluliselt rohkem vaja. Et jälle, et võib-olla see peakski see AI Factory peaks seal andmesaatkonna pool hoopis olema, et täidab nagu mitut eesmärki, et nii kaua saavad erinevad ka eraettevõtted seal mingit oma treenimist ja AI workload'e jooksutada, kuniks on päriselt vaja seda kasutusse võtta. Et see on nagu mingi teenus, mida riik saaks pakkuda nagu kas siis jällegi startupidele või riigi sisse. Natuke tundub, et see on rohkem siuke erasektori business, kuhu mõnes mõttes ei tahaks minna nagu oma jalga panema, et erasektoril on need teenused täna ju olemas, on ju. Et ja riigina taaskord me oleme otsimas neid use case, et täna need üksikud, mis on, siis need ongi sellised, ma ei tea, proovime, teeme midagi, aga need ei ole tegelikult midagi suurt ja erilist, et natukene on, et lahendus otsib probleemi või probleem otsib lahendust, et kumba pidi see siis nüüd on. Et see AI, tänaseks enam ei julge öelda, et see mingi buzzword on nagu siin mõnda aega tagasi mõne muu tehnoloogiaga, aga ta otsib jah seda kohta. Riigis me pigem on arhitektid selle vaadanud, et kuidas seda legacy jalajälgi hakata vähendama AI abil, et see on küll nagu päris mitmel inimesel nagu silma särama pandud, et just nagu arhitektid ja nende poole pealt, et sul on võimalik nagu ühe inimese tööd efektiivsust kordistada tänu sellele, et seal on küll mõtted, kuidas teha mingeid talguid ja asju, kui me käime aastast aastasse nendel samadel koosolekutel ja kuuleme ikkagi, kui süsteemid kohe kukuvad kokku ja see legacy, see taak on meil nii raske ja on nii vaevaliselt liigume edasi, et siis AI tundub, et võiks olla see,
kes seda nagu protsessi aitaks ka nagu siis kiirendada, ümber kirjutada. Aga see on ka asi, mida me läheme nüüd järgmine aasta siis valideerima, et kas see hüpotees nagu vastab tõele ka, et proovime, paneme siis helged pead kokku ja anname neile võimsad tööriistad ja vaatame, kas siis on võimalik siis need asju siis, ma ei tea, paremaks saada ja kiiremaks saada või mitte. Eks sellega ole vist nagu ikka, et tõenäoliselt võit on, aga mitte nii suur, kui loodeti. Absoluutselt, võib nii olla. See ilmselt on meie siis 2026. aasta esimene episood. Mis siis on? Anna siis mingi lubadus ka aastaks, et mis siis siin andmesaatkondade pilvekasutuse ja kõige muu hukukindluse tagamisel ära tehakse selle aasta jooksul? Hukukindluse mõtte või üldse kogu selle teema mõttes, siis ma ise tahaks loota, et meil andmesaatkond nii-öelda selle varundusena kasvab jälle olulise sammu võrra suuremaks. Küll nimedest rääkida ei saa, sest kui me algusest lõime andmesaatkonna, siis me panime sinna 10 kriitilist teenust, need pane Google'isse ja see tuleb ilusti välja. Nüüd iga inimene mõtleb ise ka välja, et mis riigil võiks olla need tähtsad asjad, riigi teate, rahvastikuregister ja nii edasi. Et siis järgmise iteratsiooniga, kui me võtsime uued kliendid pardale, siis seal Siseministeerium ütles, et ärme tee seda nimekirja enam avalikuks, et see on nagu justkui nagu menüü meie ründajatele, et näed, siin on Eesti menüü, mis on nende jaoks olulised, mida nad tahavad kaitsta, et võtke need targetiks ja hakake siis neid ründama. Ja sellepärast läks sinna märge peale, et need enam ei ole avalikud, ehk siis kui me nüüd jälle laiendama lähme, siis me saame ainult öelda, et jah, me kasvasime, aga mille võrra, siis seda me enam välja ei ütle. Pikaajaline säilivus on kindlasti üks teema, millega tahaks järgmine aasta kuhugi jõuda. Ja nüüd hukukindluse vaatest siis ongi see, et need kõik 100+ teenust peaksid järgmise aastaga jõudma kuhugi maani. Ideaalses maailmas kõik 100% peaksid olema kuskil väljaspool. See, kuidas nad seal nii-öelda seda hukukindlust tagavad, seal on ka tegelikult ju olemas erinevad tasemed, on ju, et kas nad on siis automaatselt 100%, mõni süsteem võib ju olla ka 100, et ei olegi enam Eesti pinnal, vaid ongi kuskil väljaspool Eestit, on ju, ongi active kuskil seal. Saab active passive'it teha, on ju, saab lihtsalt keskkondi ette valmistada ja siis varundusest oma data siis käima tõmmata. Ehk siis päeval lõpuks neid layerid on ka, et kuidas seda hukukindlust tagada, et kui kriitiline süsteem on, et mis su RPO-d ja asjad on, et kui kiirelt sa pead ennast käima tõmbama ja ongi fine, et kriisi korral päriselt ka, kui see nagu mõtleme seda kõige, mida inimesed suudavad ette kujutada, et seda, kui päriselt nagu pauk käib, on ju, leegid on taga, siis siis võib-olla, või mis võib-olla päris kindlasti ei ole iga süsteemi nagu kohene ümber lülitamine prioriteet number 1. Et kõik saavad aru, et okei, süsteem on praegu maas ja kui ta on kas või nädala aja pärast uuesti püsti, on juba okei. Aga mõned süsteemid ilmselt lükkavad kiiresti ennast ümber ja nii edasi ja siin hakkavad sellised tasemed mängima, et need on need, millega siis mina nagu pushin tegelen, oleks raha rohkem ja inimesi ja kompetentse rohkem, siis liiguksime kiiremini, aga hetkel kõiki asju ei saa, aga selles suhtes mul jällegi nagu endale meeldib see challenge, et kuna ma olen ka siin vastutan natukene selle riigipilve eest ja nii edasi, siis meil on ka läbi käinud need mõtted, et aga riigipilv võiks olla umbes kõigile tasuta ja maksame keskselt kinni ja kõik kasutavad nii palju, kui tahavad. Mina ise kuulun natukene teise koolkonda, et päeva lõpuks sul on võimalik riistvaraga tappa väga palju rumalaid arhitektuurilisi nagu otsuseid, et süsteem on aeglane, paneme sinna rammi ja ketast juurde ja päästame sellega, aga kui sul on raha, eelarve piirang, siis sa hakkad lõpuks mõtlema, et okei, aga äkki teeks oma süsteemi korda. Et sellepärast mulle see nagu keskselt kinni makstud asjad ei meeldi, et siis inimestel kaob see tunnetus ära, et ta nagu päriselt vastutab selle nagu süsteemi heaolu eest ja nii edasi, et seda me näeme juba suurtes orgides ka, et pigem loob väärtus selle läbipaistvuse tekitamine. Et just, et inimesed näeksid nagu palju nad kulutavad. Et neil on ja ka seda näiteks, et Amazon ka ise jälgib, kui palju ta enda sisemistele tiimidele ressursse välja annab ja neil on ka mingid
selgelt konkreetsed eelarved, et isegi Amazonis ei ole neid ressursse nagu piiramatult, sest muidu täpselt nii, nagu sa ütlesid, see asi läheb lappesse, et inimesed hakkavad nagu teistmoodi probleeme lahendama. Mulle meeldiks pigem elada nagu selles e-riigi maailmas, kus et meil on teenused, neil on vastutajad ja kui ma küsin selle, ma ei tea, täna on rahvastikuregistri nii palju rääkinud, jätkan samas vaimuses, et mul ei ole rahvastikuregistri vastu midagi, disclaimer juurde lihtsalt jäi praegu näitena ja kõik saavad aru, mis asi see on. See jääb kõigile näppu, seepärast, et see on kõige kesksem, kõik teavad, millega tegu on. Aga lihtsalt, et kui ma lähen rahvastikuregistri äriomaniku juurde ja küsin, et palju meil see pull maksab, et ta oskaks mulle öelda, et selle teenus, et meil oleks rahvastikuregister, see maksab Eesti riigile X eurot. Aga kui me võtame sealt mingid komponendid ära, me maksame need keskselt kinni, juba ta ei tea tegelikult seda vastust. Ja rahvastikuregistri me saame aru, et see on kõigile oluline edasi, aga ma räägin tegelikult ju kõikide süsteemide nimel praegu. Ja päevaks, kui meil on nagu teada, palju meil kõik need süsteemid maksavad, siis me saame ka võib-olla lihtsamalt otsustada, et ma ei tea, kuhu on vaja raha juurde või äkki mingi süsteem üldse kinni panna, sest see on nagu nii mõttetu, päeva lõpuks. Mina ei ütle, et meil peavad ka kõik asjad olema nagu digitaalsed, võib-olla ongi mõni koht ongi täpselt selline, et come on, tädiliides on odavam, et seal toimub nii vähe kirjad, nii vähe asju, et seda teeme manuaalselt, meil ei ole vaja sinna mingit raketti taha ehitada, aga et neid otsuseid teha, tegelikult me peaksime neid numbreid teadma. Ja, et neid poste tuleb ka ikka aegalt ka sotsiaalmeedias, et mis digiriik, ma pidin siin nüüd helistama kellelegi või meilitsi mingit dokumenti saatma ja see teine pool ei teadnud, mida selle dokumendiga teha, sest ta saab üks kord aastas seda dokumenti. Aga et see on siit ka mitmest varasemast vestlusest välja tulnud, et me mingis mõttes oleme nagu hästi mugavaks ära muutunud see digiriigiga, et tahaks, et nüüd olekski kõik digi ja et oleks ka mingi AI enabled riik, et ma ei peagi midagi ütlema, et agent ise teeb taustal mingid tegevused minu eest ära, et miks ma pean ise minema enda tuludeklarit esitama, kui tegelikult võiks ju agent teha iga aasta seda minu eest. Mulle kunagi meeldis, kui Marek oli Maksuameti juht, siis tema küsis, et miks üldse sa pead minema mingit tuludeklarit täitma. Et ta juba mõtles ka sammu ette, et tema näide tol ajal, sellest on juba tänaseks väga palju aastaid möödas, aga tol ajal oli see, et miks ei võiks, kuna me nagu umbes 85% inimestest teevad oma tuludeklari niimoodi, et logivad sinna sisse, siis panevad edasi tehtud ja kõik on nad põhimõtteliselt nad ei muuda mitte midagi. Et siis tema loogika oligi sealt, aga äkki peaks süsteemi siis teistmoodi kirjutama, et piltlikult öeldes, et sa saad sõnumi, Allan, riik on sulle piltlikult öeldes võlgu, ma ei tea, 200 eurot, et kui sa sellega nõustud, siis ära tee mitte midagi. Aga kui sa ei nõustu, siis sul on, ma ei tea, 6 aega, logi ennast sisse, muuda oma andmeid. Ja siis lahendaks 85% inimeste probleemi, et me mitte ei teeks 5 minutiga tuludeklareid, vaid me ei teeks üldse neid põhimõtteliselt. Ja süsteemide jõudus oleks ka parem sellepärast, et inimesed ei peaks sinna sisse logima. Mina suutsin esitada ühe hästi lolli küsimuse ühel viimasel riigiüritusel, kus räägiti, siis arutati sündmusteenuste elusündmusteenuste siis nagu tuleviku, proaktiivsete teenuste tuleviku. Et miks ma pean üldse minema mingit konsenti andma, et kui riik tahab mulle midagi maksta, siis ma tahaks nüüd anda nõusoleku, et nii tänaste kui tuleviku teenuste suhtes ma olen nõus sellega, et kui riik tahab mulle midagi maksta, et siis ta võib mulle seda teha. Aga seda ei saa teha, sellepärast, et siis seal tekib palju juriidilisi tõkkeid selleks, et ma saaksin sellist luba nagu enda andmete töötlemise kohta anda. See on selle meie maailma paratamatus, et me tihti näeme, et tehnoloogiliselt päevaluks on kõike võimalik teha. Et pigem on äri ja seadused, mis peavad ennast kohandama ja muutma. Meie nagu tehnoloogidena küsi, mis sa tahad, kõik on võimalik. Jah. No ja selle hukukindluse kohta tekiks ka siis kohe küsimus, et aga miks me siin üldse Eestis peame seda majutama, et majutamegi seal andmesaatkonnas ja avalikus pilves on teine siis koopia või vastupidi, et avalikus pilves on esimene ja saatkonnas on teine, et ongi Eesti riik on Eesti pinnalt ära ja säile nõtkus missugune, et mingid ründed kaotaksid kohe nagu mõtte.
et digiriik oleks nagu kogu aeg olemas, aga see on kuskil mujal, et sa pead, ma ei tea, Saksamaad ründama selleks, et Eesti digiriiki mõjutada. Ja see on meil ka laua pealt läbi käinud, et mis see nagu õige on. Meil tegelikult nagu õiged valesi vastuseid ei ole, aga jah, me oleme ka nii mõelnud ja arutanud, et kas ja kuidas ja kus kohas siis on õige olla. Päeva lõpuks ka see andmesaatkond, et mis asub meil Kesk-Euroopas päeva lõpuks. Meil hakkab seal nagu, mis meil täna probleem on, et füüsikana, et active teha Eesti ja Kesk-Euroopa vahel, füüsika on omad reeglid ja ei allu kõik, on ju. Et siis ongi see, et kas siis olla siin või siis olla väljaspool, kus sa oma active teed ja nii edasi, et need on need pallid ja mis me žonglöörime kogu aeg nende vahel, et kuidas siis õige on, et kuidas seda kiiret teenust pakkuda ja nii edasi. Aga õnneks see pilvemaailm ja kõik see kolimine, et ma ütlen, et see maailm meie ümber on muutumas, et nüüd tuleb vaadata, kuhu suunas me siis kas ise nügime või ta läheb loomulikku teed, et aga siit meil nagu tagasiteed hetkel nagu ei paista, et on küll osasi riike, kes tegelikult kolivad pilvest uuesti tagasi, aga taaskord igal riigil on erinevad stsenaariumid, miks mida teha, on. Meil taaskord see kõige mustem stsenaarium, millega ma pean nagu arvestama, on nagu füüsiline rünne. Et jah. Ja osadel riikidel on ka see luksus, et nendel on enda territooriumil see hea pilv nii-öelda, on see Amazon, on see Microsoft, on see midagi kolmandat, on ju. Eesti taaskord nii väike, meil ei ole siin ühtegi neist, on ju. Valikud on mõnevõrra piiratud. Aga hoiame siis pöidlalt pihus, et uuel aastal asjad liiga palju ei muutu ja soovime jõudu jaksu Eesti digiriigi hukukindluse tagamisel, et siis ka andmesaatkond aina kasvaks ja meie säilenõtkus sellega koos. Aitäh, Allan, episoodi tulemast ja aitäh Eerikule, aitäh meie kuulajatele ja ma arvan, et võib soovida ka head uut aastat, et kuna see on ikkagi 1. jaanuari episood, et jääme taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh, nägemist!